see palgatõus on ka 2007. aasta linna eelarves planeeritud, sest trammi- ja trollibussi kood saab järgmine aasta Riigikogu 20% rohkem raha kui 2006 ja peamine lõviosa läheb sellest teie palkadeks. On lootust palgatõusuks? Mitte ühtegi sõna pole õige praegu. Kuidas ei ole? Ei ole. Te lubasite palka anda veel septembris juurde. Aga see palga nõudmine oli 20% ja kõikidele töötajatele. Ja ettevõtte nõukogu leidis, et juhatus sisuliselt ei ole läbirääkimiste ametiühingutega pidanud. Läbirääkimiste mõte on see, kui üks pool midagi nõuab, ja siis see tõde on kuskil seal vahepeal. Ja seetõttu andis nõukogu uue ülesande nüüd läbi rääkida. Ja tänaseks on, nagu ma aru saan, need läbirääkimised peetud. Ja 14. detsember on meil ka võimalus siis otsustada lõpuks. Aga te ütlesite praegu, et ettevõtte juht tõstab meie palkas ja kus ettevõtte juht on? Miks tema meiega ei räägi? Tema tõstab jah, aga loomulikult raha tuleb selleks siis ettevõtte omanikult ehk linnal. Aga selleks on vaja enne seda taotleda, olete nagu päri. Aga kus koos need rahad kaovad? 5 miljonit ja 3 miljonit. Kus kaovad meie pargist rahad, depoost? Koondisest? Millised rahad teil kaovad? Ma ei tea. Võib-olla ma täpsustaks küsimust, et siin oli vahepeal väike meedias vale arusaam, et linnavalitsus eraldas lisavahenditena palkade tõusuks 5,1 miljonit. Hiljem tegelikult selgus, et see on hoopis defitsiidi katmiseks, mis kollektiivlepingu oli nii või nii ette nähtud, et see natukene ajas nagu juhid tagajalgadele, et tundus nagu neilt oleks vorst suust ära võetud. Et see 5,1 miljonit justkui tundus, et on nüüd palgatõus, aga see oli tegelikult juba planeeritud, nii et natuke väike vale häire meedias. Ma ei tea, kas see oli... Loomulikult selle puhul oli tegemist selle kollektiivlepingu järgse täitsiidi katmisega, ta on täiesti õigus. See ei olnud lisapalgatõus. Kui seda 5,1 miljonit poleks linn eraldanud, siis poleks teil olnud palgatõusu oktoobrikuus. Vale infod, et oleks meediasse niimoodi, et justkui tuleks lisaraha. Tegelikult see pidi olema ammuse eelarves olemas, kuna kollektiivleping oli juba sõlmitud ammu ette seda. Sellepärast ongi jah, et alati pooled omavalitsused... Ja mitte ainult juhtidele, vaid ka oskustöötlistele. Meil on rööbastemontöörid, kontaktliini montöörid, meil on luksõpad ja mingi teised tehnikud, nad kõik nõuavad palgatõus. Peab olema nii suke asi. Samamoodi peaks tõstma ka teiste transpordiettevõtete, kõikide töötajate palka tegelikult. See on loogiline. Me nägime abilinnapead, kes lubas tõsta meil palka. Millal ja kui palju seda ta täpsemalt ei öelnud. Elagu meie palgatõus, hurraa! Ütleme, et meie ei lase lüüa lõhed töötajate ridadesse ja bussijuhid, trollijuhid ja trammijuhid peavad saama ühtemoodi head palka. Hurraa! Ja see, mida teie siin täna teete, mida me kõik siin koos täna teeme, et me seisame oma õiguste eest, me seisame oma huvide kaitsel, on ainus võimalik tee, et võimudele, tööandjatele selgeks teha, et niisama lihtsalt need asjad enam ei käi. Tööinimesega tuleb arvestada, tööinimesel on õigus väärikale tööle ja väärikale palgale. Jõudu ja edu meile!